Tere hommikust! Käes on uus vlog, on käes oktoober ja täna on kolmapäev, lotokolmapäev. Alustame sellest, mis me täna teeme ja siis korraks räägime üleüldiselt. Täna ma lähen hetkel Free-Flosse, mul on täna 3 eratundi, niimoodi, et 2 tundi järjest erinevad ja siis on 1 tund pausi ja siis on veel 1. Ja siis ma teen kontorit, kuniks õhtul ma lähen Mustamäe elamusspasse. Me läheme sinna siis sõbrannadega spasse. Ma toon vahepeal ühe paki ära, see on Medironi pakk, ma pean näitama teile, mis ma sealt ostsin, sest nagu I'm a grown up now, okei? Mina, kes ma saan järgmine aasta 30. Oktoober algas ja mul on mixed feelings about it, okei? Ühest küljest mulle väga meeldivad sügiskuud ja väga meeldib, et aeg liigub ja Teisest küljest oktoober on iga aasta üks kõige kahtlasemaid kuid aastas. Sest oktoobris juhtub alati the craziest things. Ma ei tea, kuidagi oktoobril on mingi negatiivne vibe. Ja I can feel it today. Nagu mul on september nii tore kuu, nagu ma olin nii positiivne. Ja siis ma tunnen, et vaikselt see negativity tahab hiiruda mulle külla ja ma olen mingi no. Loodame, et see aasta on hoopis surprise ja juhtu midagi halba. Minu kahjuks ma nägin eile ühte artiklit. No neid artikleid ei saa võtta ka tõe põhjana, eks ju. Aga oli artikkel, kus oli, et oktoober on siis üks väga crazy kuu meil tulemas, sest et kuna see aasta on see lõpmatuse aasta, nagu lõppude aasta, et nagu aasta number 9 liites kokku kõik ja oktoober on esimene kuu, mis algab 1-ga, ehk siis algus, siis need 2 clashivad lihtsalt nii tugevasti, et on oodata väga palju muutusi. Loodame, et mind need ei puuduta ja et kõik läheb positiivselt. Ühesõnaga, ma programmeerin ennast ümber nii, et ma jätkan oma positiivsetel lainetel. Küll aga on mul hetkel juba mingeid asju, mille peale ma olen mingi. Kas elu hakkab mind vaikselt testima? Ma ei tea, aga ma üritan rahu säilitada ja minna veel suurema positiivsusega peale. See on minu plaan. Ma pidin eile öösel siis remixima My Humpsi ja ma mis ma tavaliselt teen, kui ma remixin nagu laule endale esinemisteks gruppidele, siis ma panen igast mingi, see laul remix, see laul mashup. Tell me why I found this. Ja siis mul tegi küsimus, et millega inimesed tegelevad. Kust inimesed tulevad selliste asjade peale? Ma ei tea. Ühesõnaga, see oli nii naljakas. It made my night. Mul oli nii naljakas. Ma olin nagu väga pikalt eile õhtul lihtsalt krampides, sest see oli minu arust nii naljakas. Ühesõnaga, ma sain oma remixi lõpuks valmis. Ma tegin seda 3 tundi ja lõpuks ikkagi ma tegin suht basic'u, et ma ikkagi üritasin leida igast mingeid variante, aga nii, võt. Ma olin reast mingi kella 3 öösel üleval, sest mul tuli järsku idee, mida kostüümideks teha. Ühesõnaga, ma valmistun commercialiga nüüd juba Deep Galaxy. Ja siis ongi, me teeme seda laulu ja siis mul tuli kostüümi idee. Ma tahan, et see aasta oleks kõik erinevad, aga meil on samasugune nagu muster ja värv. Ehk siis igaüks valib, mis tal endal mugav on. Vaatame, ma pakun selle idee õpilastele välja ja vaatame, mis nad ütlevad selle peale. Ma ostsin neile uue kammi endale. Ma ei tea, miks ma ei ole varem ostnud suurt kammi. Mul on kõik olnud väiksed. See juba siin on karvane juba. Esimene kord kammisin juba amazing. Ma ei tea, mida ma ootasin. Oktoobris ma pidin ju apparently siis tutvuma oma härraga, ma ei tea. Sellest ma tunnen, et ma ei ole nagu avatud, aga samas ma ei taha olla ka closed off, aga samas ma ei ole pidin südari saama. Oodake, ma ei julge. Ma ei ole vist kunagi alles nii suurt ämblikku näinud. Did you see? Oh my god, ta läks masside taha. Haul time. Mis ma tellisin Medironist? By the way, ma kasutasin salajuttude sooduskoodi ja see kõik maksis mulle mingi 20 €. Ja kohe näitan, mis mul siin on. Selle ma ostsin Kaisa järgi. See on Scent Booster Peach pesule, laundry sellele. Et mul on need sheetid olemas, Ocean Breeze omad ja siis nüüd on need ka. Nii, siis ma ostsin pesumasinale nüüd
We listen and we don't judge. Ma ei ole mitte kunagi oma pesumasinat puhastanud. I don't know how it works. Ma lihtsalt ei tea. Ja ma mõtlesin, nüüd on aeg. Et siin on Eco Egg Washing Machine Detox Tablets. Sellised tabletid. Nii, vaat. Nii. Siis ma ostsin üldpuhastusvahendi. See on siis all-purpose multi-surface nature technology. Ühesõnaga selline üldpuhastusvahend. Ja siis ma ostsin... see on selline mask. Ma arvasin, et see on kangasmask. Nagu näomask või? Jah, aga see on vist lihtsalt. See on lihtsalt mask. Okei, no, käika. Ja siis ma võtsin mingi testri, mis seal oli. Nerds, Acelites, Acid Serum. Jah, võt. Selline väga grown-up koduhaul. Nii, et selline oli haul ja mina hakkan nüüd klassipäevikuid tegema. Nii, meile saabus uus Noko külmik. Väga nunnu. Ma tegin tund aega seda kogu vitamiinvelli asjade süsteemi ja mul läks tund aega raisku ja klassipäevikud on vaja teha. Nii et mul on nüüd tund aega veel ainult aega ja ma pean lihtsalt panema täie rauga. Nii et vaadake, kuidas ma nüüd klassipäevikuid teen. Vau, ma ei teadnudki ise teeninduse kast ja kõik. Hei, lähme puhkama. Kell on 2 öösel ja siin ma olen lõpuks ometi. Ma jõudsin oma YouTube'i video valmis teha. Ma panin selle üles laadima. Ja ega ma väga palju rohkem töömükki teha. Käisin pesus, sõin ja sinna see õhtu mul läks. Spaas oli nii mõnus. Ma nagu tulin sealt ära niimoodi, et ma tundsin, et ma lihtsalt nagu keha on nagu relaxed. Nii et mul on kindlasti vaja seda hakata tihedamini tegema. Meil oli üks intsident spaas ja see on lihtsalt nii huvitav. Ma pole selle peale mitte kunagi nagu mõelnud või nagu ma ei ole tähele pannud seda. Et see oli esimene kord üldse, kui me kõndisime sealt siis Auru saunast mööda, siis me olime mingi, et vai läheks siia ja siis mul üks sõbrana Liisbet ütleb mingi, et ärme sinna lähed, seal ei saa rääkida. Siis ma olen mingi, seal ei saa rääkida? What? Siis ma saan aru, mis ta mõtleb selle all. Ja siis mingi, et lähme kuskile ja siis kuidagi tuligi välja, et kõikide uste peal on see niuke, see mingi, siis ma olen mingi, what? Ma olen käinud Mustamäe seal spaas, ma ei tea kui kaua ja mitte kunagi ei ole ma tähele pannud seda isegi, et saunas ei tohi rääkida. Nagu, ja kõik räägivad, alati kui ma olen seal, alati kõik räägivad nagu nii. Ja siis ma olin mingi, okei, weird, ma lihtsalt pole tähele pannud, ma ei tea, suva. Ja siis läksime üks hetk ikkagi sinna Auru sauna. Istume seal ja siis mingi mees teeb nüüd, siis ma mingi, kas ta tegi meile? Me isegi ei rääkinud kõvasti, vaid me nagu pigem rääkisime vaikselt, eks ju. No ma saan aru, et sa tuled sinna relaxima, aga nagu ma tulen ka. Ja siis järsku on üks naine mingi, et minge palun välja, et nagu mingi, siin on teisi kohti ka, kus rääkida, et kas te ei ole näinud, et siin on uste peal, et ei ole rääkimise kohti. Siis ma olen mingi, oh my god, rahu nagu. Kui sina tuled otsima rahu, et sa tahad lõõgastuda, siis ma ei ole kindel, kas sa leiad seda, sa leiad seda selles mõttes Mustamäe spaast küll, et nagu I can relax. Aga kui sa otsid nagu quiet place'i, kus olla vaikselt, siis sa ei roni Mustamäe sinna 21+ spaasse õhtul tipptunni ajal tipu. Nagu, that's not how it works. Et nagu sa ei saa, nagu, kui ma tunnen, et ma tahan vaikust ja rahu, ma ei lähe sellistesse spaadesse, sest ma tean, et seal on palju inimesi. Ja naljakas ongi see, et ma ju ennem pole seda tähele pannud ja siis nüüd, kui mul see Liisbet ütles seda täna, siis just oligi selline intsident, et nagu me ei ole raamatukogus.
oleme spaas. Miks ma ei või rääkida? Ja me ei rääkinud siin kõvasti. Te võite jagada kommentaarides, kas te olete tähele pannud, et spaades on see mingi värk, et nagu saunades ei tohi rääkida. Ma ei ole oma sõbrana samma näinud, I want to catch up ja ma tahan seda teha erinevates kohtades. Me istume Mullivannis, me oleme saunas, siis me oleme sinna ja meil on ikka nii palju rääkida, et nagu let us be. Ja kui sa tahad oma mingit quiet place'i, siis püsi kodus. Või mine kuskile massaaži, kus sa oled üksi inimene. Ära otsi seda kuskilt spaast, kus on peale sinu veel mingi 50+ inimest. Ja siis oled kuri veel inimeste peale, et nad räägivad. Bitch, please. No tere hommikust, käes on 4 päev ja mina suundun hetkel massaaži. Ja siis ma lähen Freeflosse. Ma mõtlen täna kavasi, ma hakkan mõtlema Deep Gala kava. Regasin meid just ära. Õnneks meil on ju mingi osa olemas, sest me õppisime seda esimesel tunnil. Nii et sellest on lihtne. Ja siis õhtul, tegin kontorit väga palju vaja teha, nagu ikka, ja siis lähen õhtul trenni üle pika Girlisse ja Hillsi. Ma sõidan vist iga päev autoga, nii halb. Wow, ilus ilm on täna ja I'm loving it, aga mis mulle tegelikult väga ei meeldi on see, et ma alles iga päev sõidan autoga. Ja ma üritan endale kuidagi öelda, et miks see on okei, et ma iga päev sõidan nii väikseid otsi autoga, selle asemel, et sõita reaalselt bussiga. Aga I just can't. Ma jooksen kuidagi ajaga alati nii kimpu ja kuidagi ei jõua muud moodi. Ja siis need otsad on ka nii lühikesed, et nagu mulle tundub, et see raha on nii väike, et mingi 2-3 eurot. Aga kui sa teed neid otsi iga päev 2 vähemalt, siis see on ju päris kulukas. Ma olen jõudnud koju, kell on, ma pakun mingi 9 läbi, something. Ja ma mõtlesin, et proovime siis seda ära. Teeme täpselt nii, nagu öeldakse. Võta 1 tablett. Tühja masinasse, käivita masina 90-kraadise programmiga. Ja kord 6 peaks siis seda tegema. Ja see sobib tegelikult nendele nõudepesumasinastele ka. Siin on, mul on ämblik pesumasina sees. Ma ei taha nendega tegeleda. Everything's gnarly. Aga kui ma jätan ta siia, siis ta lihtsalt sureb. Ei, ma ei taha nii. Ma ei taha mingit ämblikku laipas ju siin koristada pärast. Kui te küsite, et mis ma siin teen praegu, siis tegelikult mul olid tossud siin pesumasina sees. Ootsid pesu ja ma ei viitsin nendega tegeleda. Ja see ämblikus on tossu sees. Nii tore. Ühesõnaga, paneme selle tabletikese. Aga ikka rääkivalt ma tahaks teada, et kaua. Ja siin ei ole kirjas. It's working! Kahjuks valis see ämblik märja haua. I did not choose hers ending. Ta ise ei tulnud nende tossude seest välja ja mul ei olnud muud valikut, kui ma pidin lihtsalt. No ainuke mõte oli, kuidas seda välja saada, oli vett sinna sisse lasta. Ja kahjuks ta korra jooksis sealt minema, aga kuna ta oli ka vee all või nagu et kraan jooksis, siis ta ilmselt uppus ära. Ei ole midagi teha, loodus käibki nii, eks ole. Ma tahtsin teda päästa, ma tahtsin teda õue visata, aga ta ei tahtnud, et teda päästataks vist. Tere hommikust, käes on pühapäev, ei ole pühapäev, käes on reede. Ja ma suundun hetkel Freeflosse, mul on selleks eratund. Ma käin ruttu Kristiinest läbi, toon pildid ära, mida ma lihtsalt edasi lükanud kogu aeg, terve see kuu aega tähendab. Ja siis ma teen eratunni ära ja siis ma jään nüüd commerciali kava võtlema. Mul on nüüd mingid ideed tekkinud, ma eile tegin sellist nagu kondikava. Ma saan, et see tuleb väga äge, ma saan mõtlema, siis ma natuke kontorit tegema ja siis ma tulen koju. Siis mul on aega ja siis õhtul on mul niimoodi, et mul on Empire'i proov kell 8:30 õhtul
Ja siis me kella 10 lähme Lennusadamasse, kus meil on siis homme esinemine, et me teeme seal koha peal proovi. Nii et jah, selline reede meil siis. Ma mõtlesin, et ma ruttu vastan kõik kirjad ära ja siin ma olen 3 tundi hiljem, kell 5 reedel. Nii et ma just lõpetasin. Vähemalt mul on see tunne. Ma tunnen, et mis mind täiega väsitab, näiteks eile ka tundsin, on see, et kui ma tean, et mul asjad lappavad või nagu lahe lappavad. Või et kui ma olen asjadega maas või et ma tean, et mul on mingid asjad vastamata, siis mul tunnen, et mul on vähem energiat. Ma ei tea. Aga see, kui ma tunnen, et ma saan asjad tehtud, siis mul on rohkem energiat. See kindlasti make ib sensi. Tegin endale purksi. Jamma. Kell on saanud 8 ja mina lähen nüüd proovi. Vaadake, kui äge. Ehitamine on meie ühine teekond. Kell on 12:30. Ma jõudsin proovist koju peale 11. Nii et ega ma super palju ei olegi jõudnud siin toimetada. Grit saatis just selle Romeo ja Julia auditioni, mis on siis mõeldud tantsijatele, et saatis selle info. Ja see tuleb järgmine nädal. Ja ma arvan, et ma lähen. Sest et elu on seiklus ja you never know. You never know. Scrollisin siis Instagramis täna ja Mallukas oli siis jaganud stories seda ühte loomaarsti, kes siis läbi Vähiravifondi soovib seda rahastust, et oma seda ravimit ja ühesõnaga asju. Ja my heart melted. Selle mehe nimi on Andres, kui ma ei eksi. Ja ta on siis loomaarst ja tal on siis mingi maakasvaja või midagi sellist. Ja lihtsalt kui palju ta on teinud loomade heaks, sa loed neid ja siis sa oledki mingi täitspegis. Ja ma lihtsalt hommikul ma olen mingi, jep, I have to give some money. Ja ma tegin väikse annetuse ja üks tüdruk Ailen on veel seal, kes on mul kuidagi tuttav ja ta on ju minu vanune. Ja ma ei kujutaks, et ma peaks praegu sellist asja läbi elama. Nii et ka talle minu arust ma olen mingi hetke teinud selle annetuse. Ja ma tahan siin kohal öelda, et kui sul on vähegi võimalus hetkel, siis tegelikult sa ei võta tüki küljest, kas või 5 eurot. Kui sul on olemas see võimalus, siis tee see tänane heategu ja ma usun, et good karma will come back to you. Ma teen nüüd märkmikku ja siis ma lähen magama. Kirjutades 3 asja, mis siit täna õnnelikuks tegid. Et ma jõudsin asjadega järgi. Ma jõudsin jälle töömeilidega ilusti 0, nii et see on minu jaoks selline Empire proovid. Nii tore on esineda ja valmistuda. Et I love. Joosepiga kaisutamine. Meil oli ülihea väike power nap. Ilus mõtlemine tänasest päevast kaasa võtad. Võta riske. Samamoodi mina neid, auditionitel ja castingutel käimine ei ole riskide võtmine, aga see ikkagi proovid ja katsetad. Kuidas lõpetaksid lause? Ma olen õnnelik, kui minu ja minu lähedaste elus on kõik hästi. Good morning! Täna on laupäev. Ma olen nii väsinud. Ma ei tunne, et ma oleks nagu väsinud, vaid ma tunnen, et ma lihtsalt ei jaksa. Kell on, ma ütleks niimoodi, et mingi 10:30 äkki või? Ei tähendab 10:30. Ei, mida? 10:30. Kell 11 hakkavad meil proovid Empiriga ja kestavad nii kaua kui vaja. Aga me peame olema 18:10 juba Lennusadamas proovis. Ehk siis see peab kindlasti lõppema niimoodi, et me kõik jõuaks koju tulla, jõuaks meikida ja jõuaks sinna minna. Nii et vaatab, mis kell see lõpeb. See esimene proov, siis teine proov ja siis on õhtul esinemine seal Lennusadamas. Yes.
vahepeal jõudsin siis teha powernapi Joosepiga ja lihtsalt see tunnike, mis mul oli selle jaoks. Ma lihtsalt võtsin terve selle aja. Muidu ma oleks olnud mingi, nii 15 minutit magan, siis 15 minutit ütlen seda. Ma olin mingi, ei. Nüüd ma võtsin selle aja ja lihtsalt olin, sest mul oli seda väga vaja. Nüüd ma panin ennast valmis ja lähme lennusadamasse. Esimene tehtud. Ja nüüd läheb meil pikemaks tantsimiseks. Joo. Eta fashion. Mis on? Nii, ma olen tagasi kodus, nagu te näete. Siis mul juhtus väike selline huvitav seiklus. Ütleme nii, üleüldiselt läks kõik väga hästi. Jõudsime lavale, tantsud olid sassi, kuniks tuli samba. Ja mul oli esiteks selline pikem nagu kostüüm ja ma proovisin seda enne selga ja ma sain aru, et see seelik on mulle natuke pikk. Et ma ise olin mingi davai, et ma tantsisin enamus aega niimoodi, et ma hoian käes seda seeliku osa. Aga mul oli peakattega. Ja esimeste poosidega, kui tants hakkas, saan ma aru, et see peakatte ei taha mul püsida peas. Ja siis ta hakkaski mul vajuma siia ja siis samal ajal mingit, kui ma seda ei fiksi, siis ta kukub mul ära tantsu ajal. Ja seda ma ei taha. Ma pigem siis natuke vahepeal korraks sätin tantsu ajal, aga see, et ta ma kukub, seda kohe kindlasti mitte. Aga sellega ma jooksin errorisse, sest et ma olin juba peas läbi mõelnud, et ma tantsin käed seelikus. Ja siis vahepeal lasin lahti, siis see, ja siis see viis mind nii lühisesse, et tegelikult on nii, see sambat ma tantsisin aastavahetusel ka. Ja reaalselt see sama koht läks mul sassi. Või noh, tähendab, see oli niimoodi, et aastavahetusel kui ma tantsisin seda, siis ma hakkasin tegema ühte teist liigutust varem teistest. Üks niuke shake'i koht jäi mul nagu vahele. Ja siis ma nagu õnneks nagu suht kiiresti tabasin selle ära ja siis shake'isin nagu teistega koos. Nii. Ja seega ma olin mingi, jaa, ma killin selle shake'i. Ja ma olin selles shake'is nii kinni. Ja siis veel 100 asja, eks ju, et see kostüüm ja kõik. Et ma hakkasin seda shake'i tegema liiga vara. Ja ma panin lõpuni välja. Ja siis kui ma pöörasin tantsijate poole, siis ma saan aru, et täiesti teist kohta. Ja ma olen mingi, okei, lähen kohe, okei. Siit läheb veel midagi. Oh my god. Ühesõnaga, see oli mu elugi pikemad 2 minutit laval, sest nagu tõesti ma lihtsalt I was like praying. Ma olin mingi, okei, ma lihtsalt võitlesin elu eest, et see püsiks peas, et ma ei komistaks, et mul oleks tants meeles. Ühesõnaga sealt toimus nii palju. Et see oli selline, mis natuke läks, aja taha. Aga overall võib ikkagi rahule jääda. Aga kell on 10. Ma nüüd kavatsen õhtu lõpuni teha oma asju, puhata. Ja siis homme on mul esiteks commercialis see, et me teeme võistluskava ja ma lihtsalt hakkan katsetama ja need on kõige pingelisemad ajad, aga ma üritan kuidagi, vaata see, et ma kohe nagu sean endale selle, et need on nii pingelised ajad, siis ma lähengi pingesse, aga teeme vastupidi, ütleme, et need on kõige lõbusamad ajad ja siis need on ka. Okay. Tere hommikust! Käes on pühapäev. Mul on täna commercial ja strip. Commercialis me hakkame siis valmistama tiipkaalaks. Mul on päris palju mõtteid, mida ma tahan neile jagada. Seekord ma lähenen veits teistmoodi sellele kõigele natuke stressivabamalt. Ma tunnen, ma olen väga põnevil ja ma loodan, et neile meeldib see, mis ma olen välja mõelnud. Ja siis strip. Teeme lihtsalt kava lõpuni. Ja need on minu tänased plaanid. Ja täna hakkab näosaade jälle. Nii et exciting! Hey, let's go! Uues on väga ilus ilm. Käisin natukene ujumaas, võtsin nüüd. Nii, tere õhtust, kallikesed. Kell on 12, tähendab kell on 12:30. Ja mis ma tegin? Vaatasin näosaadet, vaatasin uut Andrei videot. Tegin natuke asju ja siis oli kell juba 12 ja hakkab jälle minu õnne rituaal, et minna vastu uuele nädalale. Ma juba tean peas, et järgmine nädal tuleb väga crazy.
ma olen väga excited tiibgala pärast, sest tõesti ma nägin täna seda kava nagu inimeste peal ja nagu seda neid visioone, mis mul oli ja ma tundsin, et it came to life ja see kostüümi idee, mis meil on päris äge ja ühesõnaga olen väga elevil ja mul on hea meel, et ma tunnen, et ma lähen sinna peale sellega, et we're just gonna enjoy it. Seega teeme ühe märkmiku ja siis ma lähen tegutsema. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Trennid. Mul oli näiteks täna stripis väga palju sellised, kes tulid ainult täna, aga võib-olla mitte ainult täna, aga hästi palju sellised nagu OG tantsijaid, kes mul muidu on stripis käinud ja see oli nagu nii äge nagu kodune tunne. Isse, kas mul on šokolaad? Ei ole. Ma siin veel pika ja nutellat. Sumi, okei. Ma lihtsalt naudin elu. Et mul on ilus korter. Et ma teen seda, mida ma armastan. Ilus mõte, mille tänasest pärast kaasa võtad. Teate, ma ütleks lihtsalt have fun. Kuidas sa väljendad täielikku rõõmutunnet? Ma arvan, et ma automaatselt naeratan. On aeg magama minna ja ärgata teadmisega, et tuleb uus nädal, uued tuuled, uued põnevad asjad. Mine mulli vanni. Ma kogemata avasin. Tehniliselt käisin kolmapäeval, nii et Tere hommikust. Kell on 10 hommikul ja ma reaalselt tegelikult ärkasin kell 7 hommikul, selle pealt Joosep äratas mind üles ja ma olin mingi, okei, see on ekstreemselt halb juba, et ta nii vara mind hakkab äratama, et süüa saada ja siis ma ei saanud magama jääda ja siis ma ühel hetkel ikkagi viisin toast välja, panin ukse kinni, mida ma pole mitte kunagi teinud niimoodi, siis ta mjaugus seal, siis ma saanud magada ja siis ma olin mingi, oh my god, see on kõik nii halb. Ja siis mulle käis mingi see kella või see telefoni hääl ja siis ma olin mingi, mis asja, keegi nii vara hommikul kirjutab ja siis vaatasin, et mulle oli kirjutanud see üks naine, kes siis uuris mu käest workshopi osas, et ma teeksin Pärnus workshopi. Ja saate aru, ma olen täiesti pange pannud. Ma kirjutasin talle eile õhtul, et kui palju inimesi on tulemas, sest et mina arvasin, et workshop toimub sellel kolmapäeval. Nagu ma tõssin ühe eratunni, tõssin ringi, ma olin mingi, okei, keegi tahab päevasel ajal teha nagu nädala sellest väga huvitav, aga võib-olla seal on see oma kontingent. Siis ma eile küsisin ta käest, et palju inimesi on tulemas, et ma teaksin nagu tundi ette planeerida. Ta vastas mulle selle peale nüüd täna, eks ju, et seal mahutab 20, et ma arvan, et tulebki 20. Ja siis ma nagu lugesin selle läbi, siis ma ei magas, ma jäin mõtlema täiega, et mis mõttes, et ta arvab, et tulebki 20. Ja siis ta kirjus oli mõtlemas, et kui ma reklaame üles panen, siis siis ma mingi, ta pole see reklaaminudki, aga see on juba see nädal ju. Ma olen kõik oma plaanid sellelegi teinud, et see kolmapäeval. Ja siis ma ärkan hommikul üles, ma olen mingi, midagi on valesti. Ja ma kerin üles ja ta on rääkinud novembrist. Ja mis on kõige nõmedam, mul on novembris kõik vaba, välja arvatud üks päev. Ja see on 8. november. Ja nagu mina arvasin, et see nädal on 8. oktoober, et nagu et kolmapäevaks ju. Ja see on, tegelikult mõttes november 8. Ja see on reaalselt ainukene, mitte midagi muud mul ei ole. Mul oli trennid ja kõik. Mitte ühtegi punktikest pole ka novembris. Aga see 8. november on mul tiibgala. Ja tavaliselt me oleme teinud nii, et me päeval teeme prooviõpilastega. Ja ma tahaks seda teha ikkagist. Arvestades seda, kui vähe aega meil praegu on. Ja ma olen mingi pekk ja I fucked up. Ühesõnaga, ma nüüd kirjutasin talle, ma ei tea, mis sellest saab. Ta veel bronnis saali ära, ma ei tea, kuidas ma nii valesti vaatasin, nagu kuidas see võimalik on. Ja Joosepiga ma pean ka välja mõtlema, mis siis nagu see läheb juba üle piiride. Vedas, et ma bussipiletid ei ole veel ära ostnud. Eile tahtsin hakata ostma bussipiletit, ma olen mingi, et ma uurin igaks juhuks, et ma pole mingit reklaami näinud ja nii, et kas kõik on ikka paigas. Ma olen vahepeal ennast valmis saanud, kell on 2 päeval. Update siis workshopi osas. Õnneks see naine on nii tore ja ta oli mingi, ma saan aru, muudame ümber, valime uue kuupäeva, nii et sellest see lahenes. Aga mul on niisugune süütunne ikkagi sellest, kuidas ma ei jälginud niimoodi ilusti. Ma ei tea, kuidas see juhtus. Ja siis ma tulin hetkel üldse Joosepiga õue, kuna ta mul 2 päeva järjest on hommikust sööki välja oksendanud. No vahepeal juhtub kassi omanikud, eks ju. Et siis tegelikult tal oleks väga vaja rohtu praegu. Kuna ta nii väga tahtis õue, siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks küll.
Ma praegu lähengi Betsitisse, ma lähen ostan talle uued kõrbinad, mis on talle nagu see digestive, mingi käsi. Et võib-olla talle see kõhuke natuke hellake, et ei taha seda koormata. Nii et lähme natukene vaatame, mis seal on. Oot, siis mul oli plaanis minna jõusaali. Aga ma hakkasin mõtlema, et pekki mul on täna tegelikult õhtul proov. Ta ei teagi, mis mul täna on. Täna on esmaspäev, mul on shohipop ja siis mul on õhtul peale seda proovid Empiriga, kuna meil on siis reedel suur showprogramm. Ja ma plaanisin minna täna jõusaali. Aga ma kardan, et ma lihtsalt koorman ennast üle täna sellega. Ja mõtlesin, et kuna see nädal tuleb üldse väga intensiivne tantsimise mõttes, et siis ma pigem ei lähe. Mina jälle vabandusi leidmas, aga ma arvan, et see tänane on õigustatud. No, mis sa siin teed? Murru sööb ja temaga jalutame ja siis ma lähen tööle. Kohe seletan. Ma olen nii pissed off ja see inimene isegi vabandanud. Ühesõnaga, olen siis mina oma Joosepiga õues. Ma tean, et siia on kolinud üks koer ülesse. Ja ma ei ole teda otseselt näinud, lihtsalt ma kuulen teda. Ja olen mina siis Joosepiga järsku kuulen mingi jooksmine. Siis ma vaatan ja näen, et koer jookseb aias. Ja ma olen mingi, oh my god, ja mul Joosep on nagu puu all, ma olin Joosepist natuke eemal. Või jooksin Joosepi juurde, siis Joosep sai ka aru, et seal on koer. Ja siis ta jooksis ruttu nagu akna sisse. Aga ma hoidsin teda selle, mis see sõna on? Paelaga kinni. Ehk siis ma jooksin talle järgi, see koer jooksis talle järgi. Aga seda jooksis aknast alla niimoodi, et ma lasin sellest paelast lahti, et ta saaks koju joosta sellega. Aga see on ju raske. Ehk siis ühesõnaga, kuidas sa lased oma koera niimoodi, ilma nagu selle paelata aeda, niimoodi, et siis ikka kontrolli, kas seal on keegi. Who does that? Sa lihtsalt lased oma koera ja siis ta nägi, et ma jooksin ja see kutt oli lihtsalt mingi. Ja mul on Joosep praegu täiesti šokis, sest nagu, what the heck? Kuidas on nii, et minu kass on rihmaga ja koer ei ole? Nagu make it make sense. Oh my god, ma üritan lihtsalt Joosepit rahustada, sest ta on šokis sellest. Käisin rääkimas selle unukesega või selle poisiga. Ta oli mingi, ma arvasin, et kedagi, et tavaliselt ei ole kedagi. Mind ei koti. Su koer tuli lihtsalt aeda ilma rihmata, jooksis ringi. Nagu, kuidas sa lased niimoodi? Ma ei saa aru. Could this get any better? Amazing. Võtsin selle proovimiseks. See on päris kallis. Nüüd proovime ära. Ja siis ma tean, et teile kunagi maitsesid need proovimisega, aga vaatame. Ma jõudsin trennist tagasi ja oh my god, ma ostsin selle kunagi enne Türgi reisi, siis kui me käisime kaisadega ja äänetega ja ma olen seda kord ekanud, aga see täna oli täiega fierce. Ma olin mingi, oh my god, ühesõnaga, et teate, et ma ütlen ausalt, täna on olnud väga veider päev. Nii off päev on olnud täna. Ma arvan, et see kogu Joosep passi viis mind väga rivist välja, et see oleks nüüd tegelikult ikkagi kõik väga halvasti lõpeta, nii et ma ei reageerinud üle. Ma lähen nüüd proovi. Ma olen tegelikult väga väsinud juba, aga we gotta survive. Okay. Ja üldse nagu, kui ma trenni hakkasin kandma, siis ma tundsin kuidagi mingit imelikku energiat ja nagu, midagi oli nagu off ja nagu, ma ei tea. Ma jõudsin lõpuks voodisse ja oh my god, see päev oli nii pikk ja see oli üks väga veider päev üle pika ja nagu nii veider vibe. Niisugune tunne, et ei saa nagu sisse nagu sinna tsooni või nagu ma ei tea, kuidas seda seletada, et nagu kuidagi ree peale ei saa, et nagu mingi anxious, mingi ärevus on üleval ja kogu see Joosepi asi ja veel mul mingi paar asja, ma ei tea, kuidagi mega raske oli tundi anda ja nagu, ma ei tea, kuidagi mingi asi oli täna off. Ja nii palju, kui ma kuulsin, siis oli väga palju tal oli täna off. Nii et võib-olla midagi oli õhus. Aga oh my god, look at my skin. It's glowing. Nii tore. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja ma lähen hetkel pedikööri. Ma lähen täitsa uude kohta. Nii et loodame, et kõik läheb hästi. Mul on siin praegu üks küs lahti ka ja ühesõnaga it's a mess down there, okay? Ja siis ma lähen Free Flow'sse. Ma üritan hakata mõtlema oma show-popi kava.
ja siis teha kontorit, ma pediküürist teen ka kontorit nii palju, kui ma jõuan. Ja siis lähen täna girly trenni, loodan, et jõuan Hilsi trenni minna ja siis me lähme tagasi täna Dance Acti õhtul, et teha uus Empire'i proov. Tulen siis mina pediküürist, mega mõnus oli. Ma tegin endale punased küüned, ma pärast näitan teile. Aga see tüdruk oli nii tore. Ma panen siia selle koha, mis ma leidsin, et siis, kes soovib otsida endale või soovib minna, siis saate minna, panen siia ja kohe räägin edasi. Ühesõnaga, kõigepealt, kui te küsite, kuidas ma üldse leidsin uue koha, on see, et ma lihtsalt panin pediküür otsingusse Instas ja siis mul tuli paar kontot ette. Ja siis, kui ma tema kontot nägin, siis ma ei tea, mul tekkis kuidagi selline, et she seems very cute ja nagu tema tööd on väga ilusad, et nagu davai, läksime. Ja siis kohe, kui ma sinna sisse kõndisin ja ma nägin teda, see, kus ta naeratas, ma olin mingi, okei, ta on väga siiras inimene ja mul meeldivad sellised inimesed ja ma tundsin kohe sellist nagu head energiat, sest mul on täna selline veits trauma päev. I have trauma. Nii. Ja siis ma ei tea, seal oli väga mõnus ja siis ta ütleski mulle, et ma teen sulle koorimist ka jalgadele, mis tegelikult ei ole hinnas. Ja siis ma olin mingi, aitäh, nii nunnu. Ja siis ta lõpus ütleski, et ta on jällegi olnud tantsuvideos, et need on väga inspireerivad ja siis ta andis mulle kingituse, ma näitan teile pärast. Ühesõnaga, ma ei tea, mul oli seal kuidagi nii positiivne kogemus ja tõesti ma väga soovitan. Kus ma praegu lähen, on see, et ma lähen Kristiine keskusesse. Mulle tuli pakk, aga ma ei ole mitte midagi tellinud, nagu mitte midagi. Ma üritasin niimoodi ragistada ajusi, et mida ma tellinud olen, aga ei ole. Ma ei ole mitte midagi tellinud. See pakk on Garnierilt. Väga huvitav. Ma nüüd mõtlema hakkan, siis tegelikult üks firma kirjutas mulle, et nad tahaks mulle saata neid pimple patch'e, aga see oli augustis, juuli lõpus. Ja siis need ei tulnud kunagi. Ja siis mõtlesin, et ju siis on nii. Võib-olla need on need. Ongi need. Aga wow. Break in case of emergency. Jumalaus. No ma pean ju selle katki tegema. Oodake, ma teen seda for the Instagram. Vabandust, ja siis ma näitan teile. Nii, tegin katki. Nii, ja mis meil siin on? Meil on pimple patches. Ja ma just praegu monteerin oma videot, kus mul on uus giveaway. Ma arvan, et ma teen uue klipi, sest ma pole seda valmis teinud. Ja ma lisan selle hoopis ühe paki. Mul on praegu õnneks, see on ikkagi õnneks, on see, et mul ei ole praegu punne. Aga kui tekib, siis proovime ära. Siis ma näitan seda kingitust. Vaadake, kui nunnu. Siin on väike kaart. Hea Maarit. Nii. See on siis Enchanté. Ühesõnaga, see peaks olema siis mingi kreemikene. Ja vaadake, kui nunnu karbikene. Vaadake, see on hõrkkeha või vanilla sweet orange. Oh my god. Okei, ma nustan. Lõpetage ära. See lõhnab nagu vahukomm. Natukese tsitruselise tooniga. Kui äge. Ma vaatan, kas ma leian selle Instagramiga kuskilt või noh. Et kui kellelgi huvi, et siis saate uurida. Ei taha seda ju üldse ära rikkuda. Kuidas ma panen siia oma käe sisse? Mul on tunne, et ma ei näidanud teile ennem, aga vaadake, kui ilus punane. Ilus. Vaadake seda glow'd. Täitsa lõpp. Crazy! Kes otsib midagi sellist, siis tehke screenshot ja you know what to do. Ja also, ma ei tea, miks Joosep arvas, et ta siia mahub. No, ta kinda mahub, aga see on väga väike. Ja. Tere hommikust, käes on kolmapäev, Loto kolmapäev. Ja mina suundun hetkel Balti jaama, et osta lotopileteid, sest mul ei ole neid. Ja siis ma lähen Free Flosse, ma hakkan seal kava mõtlema. Ja siis teen kontorit, siis me lähme Kristeliga Berit Muuga fashion show'le.
Mod Restaurani. Ja oleme seal, ma arvan, ikka tunnike. Ma ei tea isegi kaua see kestab lõplikult. Ja siis lähme trenni Ragasse. Ma pole seal 2 nädalat käinud. On aeg. Ja seal on kava selle Aira Star ühe laulu järgi ja I love Aira Star. Tal on nii mõnusad laulud. Nii et I think I'm gonna vibe this. Oleme vahepeal valmis saanud ja nüüd lähme mašole. See on alcohol free. See on nagu mitte klassikaline või nagu nagu raljakas veits. Seal all tulge ka üles, saate pildistada neid modelle, vaadata neid Это fashion. Да. Короче. So dramatic. Kell on reaalselt mingi 1:30 ja ma sain oma YouTube video valmis. Praegu kuidagi viimased nädalad on läinud täpselt niimoodi, et ma iga neljapäeva panen üles. Ma pean mainima, et täna oli nii mõnus trenn Ragas ja nii vibe Korea. I loved it. Ja see show oli ka väga tore. Laura esines seal ja et nagu tore oli vaadata ja elada kaasa. Teeme selle märkmiku ja siis tegelikult ma siin täiega kaalutasin, et kas ma teen nagu panen paar päeva juurde ja nii siis ma ei, võtame järgmises vlogis kõik muud asjad. Nii et teeme märkmiku ja siis lõpetame vlogi ära. Kirjuta üles 3 asja, mis täna õnnelikuks tegid. Moe show, ragatrenn, Kinderi maius. See oli nii hea. Nii random. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. If you are not changing, you are choosing. Ma ei tea, kus see praegu tuli, aga see on moto, millest te kõik peate elatama, nagu et võtke seda, et kui te midagi ei muuda, siis te valite selle, et see kõik kestab nii. Nii et jah. Kui valmis sa oled erinevatele muutustele? Mul on tunne, ma see terve aasta olengi olnud valmis ainult muutusteks. Nii et ma lihtsalt kirjutan siia no more changes this year, honey. Nii, teeme treileri. Mul on vaja selle jaoks telefoni. Järgmises videos. Kuidas läheb meie Empire'i uue show-programmi esikas? Kuidas läheb Meigiga-isa Kirstordil release party? Kuidas läheb drag bingo? Me läheme Meigiga-isaga sinna. Nii et it's gonna be interesting. Ja kuidas läheb salajuttude vestlusohtu? Wow, nii palju asju toimub järgmine nädal järgmises vlogis. Nii et stay tuned because this one is gonna be spicy. Nii et jah, ilusat päeva, hommikut, õhtut, millal iganes te seda vaatate. And stay sassy. Classy, always badassy. Ma ei tea, kus see tuli. Okei, ma lähen magama. Nii et head ööd. Bye!